Jüri Luik, mitmekordne kaitseminister, vähemalt ühekordne välisminister, Eesti NATO ühingu liige, praegu Riigikogu liige. Kui mõnus on olla lihtsalt Riigikogu liige? No ütleme, et peale ministriks olemist on see muidugi hoopis teine tunne, sellepärast et ministri amet ju kahtlemata on palju pingelisem kui Riigikogu liikme amet. Aga ma ei saa öelda, et ma just sellepärast ministri kohalt lahkusin. Poliitiline loogika oli lihtsalt selline, aga loomulikult olles Riigikokku valitud, kavatsen seal tõsiselt tööd teha. 2004, kui Eesti astus nii või pääses nii, kuidas võtta, vaatenurga küsimus, nii NATOsse kui Euroopa Liitu. See oli siuke üsna helge ja hoogne aeg Eesti ühiskonnas. Asjad toimisid, liikusid, inimesed olid särtsu täis, ei sõimanud üksteist, vaid tegid asju, arutasid asju ja ilmselt ilma koostööta polekski me pääsenud ühessegi liitu, seda sorti liitu. Kas praegu, anno 2021, Eesti-sugune riik või Baltikum saaks enam NATO liikmeks? No kõigepealt ma pean ütlema, et meil on ehk natuke idealiseeritud ettekujutus sellest, mis juhtus aastatel 2002 või 2004. Ega see NATOsse saamine oli ikkagi väga vaevaline töö. Ja kuigi ma möönan, entusiasmi oli tollel ajal kindlasti kõvasti. Rohkem kui praegu? Tõenäoliselt rohkem kui praegu, aga praeguseks võib-olla on selle taseme eesmärgid ka juba kõik saavutatud. Aga olid ikkagi väga suured vaidlused. Oli vaidlus ka selle üle, mil viisil peaks näiteks Eesti kaitsejõud üles ehitama. Kes vaidlesid? Ütleme, et inimesed, kes tegelesid nende teemadega. No näiteks Eestis, aga tegelikult me loomulikult võtsime ju ka šnitti NATO niisugustest NATO vägedest, nende ülesehitusest, kuidas see peab sobima siis organisatsiooni. Noh, pole ju saladus, et olid olemas inimesed, kes keskendusid rohkem niinimetatud Soome mudelile, ehk siis mudelile, kus rõhk on täiesti iseseisval kaitsel. Ja siis olid eksperdid, kes keskendusid NATO mudelile, ütlesid, et kui me NATOsse tahame, siis me peame seda kaitse struktuuri aktsepteerima ja selle üles ehitama. Ja muidugi ka rahvusvaheliselt oli väga palju teemasid, mida võib-olla praegu ei mäletatagi. No, aga kui palju NATOs vaieldi selle üle, et üks selline mikroriik, kas võtta seal Vene piiri ääres põhimõtteliselt meie NATO seisukohalt ju kuskil perifeeria? Väga vaieldi. Ega põhiline takistus meie saamisel NATOsse oli muidugi Venemaa vastuseis. Et Eesti oli oma demokraatlikkuselt, oli oma liikumiselt näiteks Euroopa Liidu suunas. Me olime igati küps NATO kandidaat tegelikult, aga Venemaa vastuseis oli märkimisväärne. Aga siin tuligi mängu üks väga oluline asi. Nimelt, ma olen seda öelnud meie Gruusia ja Ukraina sõpradele, et sa pead töötama selle eesmärgi nimel ja uskuma, et see kunagi tuleb, näiteks NATO liikmelisus. Isegi kui keegi ei suuda sulle antud hetkel ratsionaalselt selgitada, et miks see tuleb või kuidas see uks ootamatult avaneb. Ja meil oli just selline lugu. Me oleme hiiglasliku Venemaa külje all, pisikene riik. No mis oli see loogiline võimalus? Aga mitu asja langesid kokku. Esiteks 9-11, iseenesest väga traagiline sündmus, aga viis riikide suhtlemise hoopis teisele tasemele. Venemaa ja Ameerika hakkasid rääkima, et põhioht on terrorism. Ja kui oht on terrorism, siis järelikult need niisugused territoriaalkaitse küsimused ei ole enam niivõrd olulised, kuna kõik me võitlesime terrorismi vastu. Venelased tšetšeenide vastu, jänkid siis kellegi teise vastu, eks? Kuidas keegi, jah. Või näiteks see, et USA's oli võimul president, kes oli väga niisuguse, võiks öelda ideoloogilise vaatega, et demokraatiat tuleb
kokku panna. USA on nende juhtriik. Ükski demokraatia ei ole selline, et teda peaks kuidagi välja jätma. Bush ju siis, kui võeti sisse Eesti NATOsse, samal ajal võeti sisse veel 7 riiki erinevatest Kesk- ja Ida-Euroopa nurkadest. Nii et ma ütleksin, et see oli niisugune ideoloogiline lähenemine. Ta ei laskunud mutritesse poltidesse, ta ütles kuulsad sõnad, võtame nii palju kui vähegi võimalik. Ja nii ka võeti. Ja Putin oli äsja tulnud võimule. Ta oli esimesed 2 aastat võimul olnud. Esimese Tšetšeenia sõja ära pidanud, aga oli tollel ajal veel seotud selle Jeltsini niisuguse demokraatliku või kvaasidemokraatliku liikumisega rohkem kui hiljem ja praegu üldse mitte, eks ole. Nii et toonane Putin oli muidugi drastiliselt teistsugune kui tänane Putin. Putin ütles tollel ajal, et meile see ei meeldi, jutt oli Balti riikide NATOsse saamisest, meile see ei meeldi, aga ega me sõda sellepärast ei alusta. See on väga oluline lause, et täna ta tõenäoliselt ütleks hoopis teistmoodi. Nii et kui tulla tagasi teie küsimuse juurde, siis suure tõenäosusega täna ei oleks meil võimalik NATOsse saada. Teie jutust tuli välja ja seda on ka ajaloos muud sündmused näidanud, et mingisugune ajaaken, mingisugune periood, kus langevad nagu erinevad soodsad asjaolud kokku, on erakordselt oluline. Palju räägitud ja palju nimetatud hübriidsõda on selline, kus on komponente hästi palju, aga ajaaken on tähtis, mis hetkel milline liigutus teha. Kas, kui te nüüd, te olete muidugi mõned päevad vabad olnud, aga kui te nüüd mõtlete, et kas on tulemas või on olnud hetki mõni ajaaken selline, kus te mõtlete, et jumal teab, mis juhtub. Et kas on mingisugune selline väga ebameeldiv, väga ebakindel periood olnud või te näete, et see võiks tulla isegi Eestis sõltumatu, aga USA on millegi muuga hõivatud või britid on millegi muuga hõivatud, paratamatult nad on. Pigem USA peab ju ohuks Hiinat kui mingi Vene Föderatsiooni. Et mis meist saab? No need riskistsenaariumid on selgelt olemas. Kui näiteks meie liitlased on seotud mingisuguse muu operatsiooniga, õnneks ei ole praegu olnud selle taseme või selle mõõtkavaga operatsioone, konflikte, mis oleks nüüd otseselt Balti riikidelt tähelepanu ära viinud. On olnud, eks ole, siin Süüria teemad, pinged Iraaniga, aga see mõõtkava on teistsugune. See ei takista ameeriklastelt täita oma kohust NATO ees ja artikkel 5. Nii et põhimõtteliselt selline risk on olemas, aga praktiliselt ei ole see õnneks realiseerunud. Loomulikult alati, ja ma ei saa seda nimetada riskiks, aga alati tuleb arvestada, kui meie suurte liitlaste juures on mingid sisepoliitilised protsessid, kas või valimised, uued valitsused tulevad, milline on nende poliitika ja tihtipeale see niisugune keeruline periood on just siis, kui vana valitsus läheb ja uus tuleb. Kui ei ole veel nagu käivitunud uus, aga vana on juba lahkumismeeleolu. See kehtib Eesti kohta ka. See kehtib ka Eesti kohta. Nii et, aga jällegi, ma ei ütleks, et see on nüüd mingi eriline ohumoment. Aga kõik on sellised väikesed asjad, mille puhul alati võib öelda, et kui need kõik kokku langevad, siis see riskitase tõuseb. Üldiselt mina olen lähtunud seisukohast, et kui käsitleda riskina Venemaad, mida Eesti ju teeb ja täiesti õigustatult, siis ega me Venemaad kuidagi muuta ei saa. See ei ole meie võimuses. Ja parim, mida meie saame teha selleks, et langetada seda ohutaset, on olla ise tugevad, olla ise alliansiga seotud, olla valmis liitlasi vastu võtta. Meie oma inimeste moraal peaks olema ka tugevam. Eneseusk ja enesekindlus. Meie oma inimeste moraal on väga oluline ja ma olen ka vahel juhtinud tähelepanu sellele, et
britid on siin pataljoniga, prantslased on siin, taanlased on siin, sakslased, prantslased valvavad meie õhupiiri. Et teised riigid ja rahvad teevad hiiglasliku investeeringu Eesti julgeolekusse. See on kallis, mitte ainult poliitiliselt, vaid ka rahaliselt. Ja me peame aru saama, et see on NATO ühtne ohuhinnang, miks nad siin on. Et NATO näeb seda reaalse ohuna, mis toimub meie piirkonnas, Venemaa tegevust meie piirkonnas. Nii et me ise ei saa ka kuidagi pöidlaid keerutades pealt vaadata, mis nemad siin teevad. Nii et selles mõttes kõik see kaitsekulutuste teema ja õppuste teema, need on väga tõsised teemad. Me peame neid ise tõsiselt võtma. Me näeme, kuidas teised riigid võtavad oma vägede liikumist, õppusi ja kõike muud tõsiselt. Mulle vabariigi kodanikuna tundub, et võib-olla Eestil, kellest ei saa ju kunagi sellist suurvõimu nagu, või ka militaarses mõttes suurvõimu nagu, ma ei tea, britid või prantslased või USA, et äkki meie roll või meie võimekus võikski olla selline intellektuaalsem rohkem. Et meie ju tankipataljon ega armeesid looma ei hakka, see on mõeldamatu ja puudub ausalt öeldes siin soisel maal ka vajadus. Ehk intellektuaalsed mõõtujõud, info ja kübertegevused, et ses osas oleks me võib-olla kõige efektiivsemad. Eriti kui neid sõdu ju peetaksegi seal mentaalsel tasandil. No nii kaua, kui neid peetakse mentaalsel tasandil, aga maailma ajalugu, ka moodne ajalugu, näiteks Vene-Ukraina suhetes on näidanud, et väga kiiresti võib asi mentaalsest üle minna tankide liikumiseks. Ta ei kuulunud NATOsse, aga temal on jällegi päris märkimisväärsed soomusjõud. Ma arvan, et Eestil peab ikkagi olema mõlemat. Ühest küljest me peame olema muidugi valmis uuteks ohtudeks ja siin just 2 aastat tagasi käivitasime küberkaitse väejuhatuse, mis tegelikult koondab siis enda alla kõik need Eesti küberkaitse ja ka küberründe võimed, mis meil on. Ja väikese riigi jaoks on siin väga suur potentsiaal. Aga samas, ütleme niimoodi, et kui ikkagi vastase sõduri saabas tuleb üle jõe, ega seda päris arvutiga ei peata. Et see on ka niisugune illusioon, et kõik toimub virtuaalselt. Kui ka püssiga tulevad, siis peab suutma ka neile vastu seista. Ja jutt on ju heidutusest selles mõttes, et me heidutame inimesi, kes istuvad meie vastase pealinnas, rullivad kaardi lahti ja mõtlevad, kas kasu sellest operatsioonist on suurem kui kahju või vastupidi. Ja siis meie ülesanne on tõsta seda taset niimoodi, et kõigil oleks selge, kahju on kaugelt suurem kui kasu. Võib üldse vaielda, mis kasu sellest üldse võiks olla. Aga nagu me teame, inimesed, eriti niisugust autoritaarsete riikide juhid kujutavad endale palju asju ette, nii et seda kunagi ei tea, mis loogikaga nad sellele. Luure võib ka olla mingit olukorda ilustanud nende jaoks. Võib-olla ilustanud või dramatiseerinud. Kuulge, aga siis selgitage ära nüüd 13, peaaegu 14 aastat hiljem. Mis oli see pluss-miinus organiseerida pronksrahutused, pronksmäss? Mis see motiiv oli? Kas tõesti lõpuks, kas maletati valesti ehk eeldati, et kohalik vene kogukond ründab, ühesõnaga, et Lasnamägi valgub kesklinna. Tehti varaarvestus ja lõpetati mõne päevaga või küberründed läksid edasi. Mis oli lõplik eesmärk? Ma arvan, et lõplik eesmärk oli ikkagi Eesti riiklust nõrgestada, näidata seda ebaküpsena või Eesti imagot rahvusvaheliselt kahjustada. Ma ei usu nüüd, et venelased mõtlesid, et nad suudavad Eesti riigi kuidagi sellega kukutada. Kas see eesmärk võis üldse olla? Seda lõpuks on ju neid eesmärke raske hinnata, aga ma arvan, et need olid ikkagi niisugused hübriidsõja, infosõja, riigi sisemise lõhestamise
manöövrit ja väga oluline oli ka katse lõigata Eesti ära liitlastest. Et liitlased hakkaksid Eestit võõrastama, küsima, mis te selle pronkssõduriga teete, milleks sellist jama vaja on ja nii edasi ja nii edasi. Aga vastupidi, liitlased tulid väga kiiresti taha. Ma olin ise tollel ajal saadik USA-s. USA senat tegi väga kiiresti avalduse, administratsioon, president Bush. Üldiselt üsna kiiresti anti Venemaale märku, et lõpetage see mäng, see võib teil halvasti lõpetada. Venelased keerasid ikka võlli üle ka, selles mõttes, et ründasid Eesti saadikut Moskvas ja nii edasi. Nad keerasid kindlasti võlli üle. Kõik need rünnakud, esiteks ju väga primitiivsed küberrünnakud, mille puhul oli väga lihtne selgeks teha, kust need tulevad. Siiski häirisid? Kindlasti häirisid. Aga kindlasti ka see, et piirati Moskvas asuvat Eesti saatkonda, mis ütleme, tegi mustvalgelt kõigile selgeks, mis toimub. Isegi need võib-olla kaugemad liitlased, kes muidu ei tunne täpselt Eesti olusid, aga kõigil on ju saatkonnad Moskvas. Kõik võisid ise jalutada sinna meie saatkonna ette ja näha, mis seal toimub. Nii et, ja see jättis, ma tean, väga paljude liitlaste kõrgetele diplomaatidele muidugi väga sünge mulje. Suursaadikud ka rünnati. No just. Ja hiljem on venelased seda korduvalt kasutanud, seda sama meetodit. Näiteks Hollandi saatkond on piiratud, aga meie olime nii-öelda esimesed. Meil oli see võimalus olla esimene ohver. Aga nagu öeldud, kõik need trikid lõppkokkuvõttes keerasid Venemaa vastu ja kui nad lootsid sellest mingit kasu saada, siis ilmselgelt nad mingit kasu sellest ei saanud. Me oleme nüüd juba mõnda aega NATO-s. Milline võiks või peaks olema teie kui Eesti NATO ühingu liikme jaoks praegune ühingu roll nüüd, kui justkui ei peaks enam lobistama selleks, et NATO-sse pääseda või sinna jääda või et meid? Üldiselt on niimoodi, et ja minu arust see on erakordselt tähtis, et me saaksime aru, alati on vaja kõike uuesti seletada, alati on vaja otsast alustada. Jah, me oleme praegu NATO liikmed, aga NATO liikmete hulgas on ju piisavalt inimesi, ma ei räägi siin kõrgel tasemel poliitikutest võib-olla, aga avalikkus paljudes riikides, kelle puhul võib-olla küsides, et miks te arvate, miks Eesti on NATOs või miks peaks Eestit kaitsma või inimesed tingimata ei oska selle kohta midagi öelda. Nii et ma arvan, et see niisugune töö teiste riikide avalikkusega, meediaga näiteks, kõikvõimalike mõttekodadega, see on erakordselt oluline. Ja seda peab kogu aeg tegema, sest tulevad peale uued põlvkonnad, tulevad peale uued inimesed vahetuvad ja uued tulijad alustavad nullist, ei tea sellest mitte midagi. Põlvkonnad, kes on sündinud ajal, kui Eesti oli juba see Eesti, mis ta on laias laastus praegu. Ja sama on ka Eesti riigi sees, et sa kunagi ei tohi kaotada närvi öelda, et ma olen sellest rääkinud juba tuhandeid kordi, aitab küll, rohkem ma sellest rääkida ei taha, kõigil on juba kõrini. Tegelikult on niimoodi, et alati on inimesi, kes ei ole juhtunud, sattunud kuulma, ei ole tähelepanu pööranud või nagu öeldud, on juba uuest põlvkonnast, kellel puudub üldse kontekst kogu sellele loole, mida me räägime NATO-st. Nii et selles mõttes seda peab Eesti sees tegema ja kogu aeg proovima leida muidugi argumente, mis on just tänase päeva argumendid, mis täna on olulised. Mõttekoda Globsec tegi mullu märtsis, siis kui hakkas see viiruse kriis või epideemia üle maailma kuulutati välja, tegi Ida- ja Kesk-Euroopa riikides ühe küsitluse ja seal oli Eesti ka sees. Ja mitte, et mind väga lihtne oleks üllatada, aga seekord ma üllatusin. Seal oli üks küsimus, et miks NATO väed Eestis on? Ja siis umbes kolmandik või oli 28% vastas, et Venemaa ärritamiseks ja provotseerimiseks. Ja see oli 1000 valim, et täiesti nagu normaalne sotsioloogiline küsitlus.
siis teine umbes 25-30% uskus kõiki väljamõeldisi ja vandenõuteooriaid ja igasugust sihukest narratiivi, mis Kremli poolt tulid. Aga mis sellistega siis teha? See kolmandik on ikka päris palju. Jällegi, ega siin aitab ainult selgitamine, sellepärast, et aga kui ei taheta kuulata? Mina olen alati öelnud seda, et NATO väed on Eestis mitte selleks, et sõda pidada, vaid selleks, et sõda vältida. Et see annab selge signaali igale ühele, igale oponendile. Ärge tulge, NATO on kohal, samal ajal see üksuste suurus, siin üks pataljon ja Eesti kontekstis on see suur pataljon või 4 lennukit Ämaris või 5 lennukit. Aga põhimõtteliselt neil ei ole selles mõttes sõjalist tähtsust, et teist pool piiri mõni Vene kindral ütleks, et pataljon, et see on väga ohtlik. Nad võivad öelda seda puhtalt niisuguses propaganda võtmes, aga loomulikult nad oskavad matemaatikat, nad seda. Aga pakendatakse nii, et meie oleme väga ohtlikud neile. No just, ja ma ütlen, et siin tuleb ka aru saada, et väga paljud inimesed, kes ei tegele igapäevaselt julgeoleku probleemidega, nende jaoks kõik need relvajõud ja sõda ja loomulikult see on asi, millest võib-olla tahavadki eemal hoida ja tundmata seda konteksti lähtuvad lihtsalt mingitest emotsioonidest. Selles mõttes jällegi on NATO ühingul siin väga, väga suur töö. Ma toon veel ühe näite, see ei ole nüüd seotud otseselt Eestiga, aga näiteks tuumaheidutus, tuumarelvad. Ütleme, et on täiesti arusaadav, et tavalisele inimesele, kes elab oma tavalist elu ja teeb tavalist tööd, see arusaam, et maailmas püsib tuumal tasakaal, mis põhineb sellel, et me kõik võime üksteist hävitada, aga seetõttu ei hävita. Ega seda pole nii lihtne seletada ja paljudele jääb see arusaamatuks nii ehk nii, isegi kui seda neile seletada. Ma ei dramatiseeri siin seda Eestis toimuvat ja ei võrdle seda kuidagi selle tuumatasakaaluga, aga see tuumatasakaalu näide minu arust lihtsalt hea selgitamaks, et selliste julgeolekuprobleemide lahti mõtestamine ei ole lihtne ja siin tuleb leida vastavalt sellele publikule, kellele sa räägid, sobivad argumendid. Õige sõnastus. Õige sõnastus, jõukohane sõna. Ja mul on tõesti väga hea meel, kas või niisugune väike asi, et need Briti väed, kes on Eestis, Prantsuse väed, Taani väed, nad ei ole ennast isoleerinud kõrge rohelise aia taha, vaid nad käivad linnades, üritustel, lähed mõnele laadale, kuskil näed Briti tank seisab seal vaatamiseks poistele ja tüdrukutele, kes on selle asja huvilised. Ühesõnaga, et nad elavad nagu kaasa sellist igapäevast Eesti elu ja seetõttu ei ole nagu kellelgi ka tunnet, et mingisugused võõrad relvajõud, kõrged ja kauged mingid võõrad relvajõud on siia saabunud, et inimesed võtavad neid minu arvates loomuliku osana Eesti kaitsejõududest. Meid küll siis kumbagi enam ei ole, aga kas 100 aasta pärast on Eesti täitsa alles, eesti keel ja kultuur? Mina olen sellest täiesti kindel. Aga seda tuleb hoida. Ma võin siin tuua ühe näite kiiresti. Kui ma olin saadik Moskvas, ma käisin tihtipeale külas meie Komi Mari sugulastel. Ja seal on see probleem, et näiteks Komi ja Mari keel on taandunud köögikeeleks. Kuna selles keeles ei saa midagi teha, midagi tööalast. Puuduvad vastavad terminid. Ei ole ka kedagi, kes neid välja töötaks. Ja isegi kui keegi nad töötaks, siis nad on abstraktsed, neid ei saa kuskil kasutada. Seetõttu minnakse üle vene keelele. Vene keelt kõneleda on nii-öelda lihtsam. Kõigil on lihtsam, kõik saavad aru. Suurem osa marisid õpib vene koolides ja nii edasi ja nii edasi. Ja see peab olema minu arvates hoiatuseks ka teistele väikerahvastele. Meil on see suur privileeg, et meil on oma riik ja me võime ise oma elu korraldada. Selles mõttes on meil palju paremini läinud kui maridel ja komidel, aga oma keelt me peame ikka kaitsma.
ja see, et kas või tehnilist terminoloogiat eesti keeles tihtipeale ei viitsi keegi enam sellega tegeleda, midagi tõlkida, kõik läheb võõrkeeltele üle. Ja siis tekibki olukord, kus eesti keele see areaal, kus teda üldse kasutada, muutub üha pisemaks ja pisemaks. Ja siin on ka probleem sõjateadustega, sest kogu see sõjateaduste terminoloogia, ütleme kõik need raportid, uuringud, analüüsid, see kõik on ingliskeelne. Ja suur osa sellest on terminoloogia, lühendid, mida eesti keeles lihtsalt ei ole. Ja siis ongi nii, et automaatselt kõik, kes sellega tegelevad, lähevad inglise keele peale üle. Aga siis me peame küsima, kuhu jääb eesti keel. Ja me peame eesti keelt ka kindlasti hoidma selles sõjalise, kaitsealase, julgeolekualase terminoloogia niisuguses tegevusväljas. No siit hargneb tõdemus, et me ei tohi mitte kunagi Eestis ära unustada, et me oleme piiririik. Ida ja lääne kultuuri, lääne ja bütsantsliku maailmavaate piiril. Täpselt nii. Ja meie kultuur on see, mis meid on hoidnud ja kaitsnud. See, mis meid on haakinud sellesse lääne maailma. Suur tänu, Jüri Luik. Aitäh.